on enda sõnul tervenenud. No siin on ka pikkuseelis on nüüd muidugi siis vastasel Brett Websteril. Parasjagu 9 sentimeetrit. Aga miskipärast ma arvan, et Henri Rootla on sellega tegelikult oma senistes vastasseisudes suhteliselt harjunud. Ja, seda küll. Sest kui siin vaadata kas või seda, et Henri Rootlal kindlasti on üks neid mehi, kellel oi, kui ilus küünarnuks Brett Websterilt tegelikult oli praegu. Just tahtsin öelda, et kaitse on väga hästi Henril olnud, et kõik löögid on ilusti ära reageerinud, aga see küünarnukk oli väga ootamatu. Ja tuleb tunnistada, et Brett Websteri näol on Henri saanud väga raske vastase. See tehnika, mis siit tuleb, no nägite jälle. See oli küll libisemine. Aga Brett Webster on siin väga hästi teinud nii kohtamislöök, et jälle nüüd vasakuga tabas väga ilusti. See vasakhaak on nii terav. See on väga terav. Ja väga ilusti näeb kõik augud ära. Ei, see vasakhaak on jälle läbi. Tehnika on ikka väga hea. Ja võiks öelda, et vähemasti siin Brett Websteri puhul just me räägime praegu kätetehnikast. Siin tuli üks hea tabamus ka Henri poolt. Vasaku jalaga sinna kehasse on tabas hästi ja üritas haigikki ka pärast sama jalaga. Ja ilus low-kick tuli praegu Henrilt. Aga ta peab väga ettevaatlik olema, et ta seda paremat kätt alla ei lase, sest see vasakhaak on sealt kohe tulemas. Ja tundubki, et Henril praegu tuleb ja järjest rohkem jalgadega tööd teha ja püüda nagu eest ära saada nende käelöökide eest, sest selle koha pealt näib Brett Webster olevat ikkagi väga osav. Hea low-kick parema jalaga oli. Ja hea front-kick ka. Nii viimane minut juba siin esimesest raundist. Ja väga terav raund on olnud tegelikult. Henril on vaja juurde panna nüüd. Aga nii kiirelt tuleb see vasakhaak. Kohe kui läks parem ülega löök napilt mööda, kohe tuli vasakhaak järgi. Väga ilus plahvatuslik on olnud Brett Websteri töö. Väike paus siin, aga Webster low-kickiga taba peale esige sirge. Ja Brett Webster vähemasti kätega näeb väga hästi neid nagu avanemisi. Meat-kick. Hästi kehasse löök ja vastu seest ära veel, kui üritas Rootla siis pühkida jalga. Väga hea vasakhaak. Ilus front-kick. Ja sellega lõppes ütleksin, et algus oli Brett Websteril väga terav. Kohe ikka väga terav. Väga ilusad kombinatsioonid kätega. Aga Henri Rootla kohanes. Võib öelda, et lõpp oli juba väga võrdne. Võib-olla tänu sellele teravale algusele väikse eelise annaks veel Brett Websterile. Ja, täitsa seal raundi lõpus viimased 30 sekundit oli kindlasti juba Rootla parem, aga terve raundi peale kokku ja võib-olla jäi veidi väheks, ei tea ka. Ei oska öelda, jah. Aga siin näete, et käed igal juhul ja see nii-öelda valmisolek. Siin oli üks Henri poolt hea siis vasakhaak, aga valmisolek nii-öelda nendeks löökideks on Brett Websteril ikka väga hea. Ja siin hea ja siukse terava vastasseisu oleme saanud siin jälle. Jaa, absoluutselt. Tohterdati jalga seal jah, et säär on natukene katki läinud siin. Eks see näitab ka ja kohe esimene low kick sisse. Sisemine low kick kohe jah, esijalaga. Front kick. Mis siin oli nüüd? Ahmo kaitset. Ahmo kaitset. No nii võib ka võidelda jah.
Jalad on libedad siin Henril tundub. No praegu olid ilusti oli Henri valmis nendeks löökideks, mis tulid ja see, millega ta lõpetas jälle, luges. See kehasse löök oli kindlasti terav, kuigi siin Henri kukkus nüüd. Püüab jala hästi, low kick kohe, tuleb järgi siin Webster. Ilus pühkimine. Aga enne seda muidugi sai siin ühe parema sisse. Korralik low kick oli Rohtla poolt, ise reageeris, hästi kaitses low kicki taaskord. Väga hea terav matš on meil, daamid ja härrad, see on nüüd kickboks oma parimas vormis. Ja ilusti paremaga Henri Rohtla tabab. No nii, klinšis natukene tööd ka. Aga ütleme niimoodi, et kumbki väga vist ei taha selles klinšis pikalt viibida. Ja väga hästi tabas kehasse. Ja väga ilus kehasse löök oli praegu Henrilt ka. Ja Henri läks ilusti sisse. Veel. Oi. Ja nüüd on väga siin on juba kombinatsioonid. Ja see põlv kõneles. Ben Webster on praegu näha, et on õhust tühi natuke. Brett Webster, vabandust. Webster poolt. Henri Rohtla läheb peale. Üritas kohe eemal hoida Rohtlat front kickiga, aga ei tulnud välja. High kick puudutas lõu ära praegu. Oli. Ja Brett Websteri alguse selline teravus on nüüd kõik kadunud, et see on tast nagu välja löönud. Oi. See low kick oli väga valus. Ja sinna sai neid low kick'e paar tükki veel ja see jalg enam ei tööta. Aga eks on näha, et Henri Rohtla on ka veidikene selles mõttes, et sedasi enam peale ei lähe, nagu ta siin just äsja läks. Milline ülege löök jälle. Ühe löögiga lahendada. Väga hea lõugik jälle. No seekord reageeris Webster. Jällegi sai eest ära napilt low kickilt. 20 sekundit on jäänud. Ja võt need low kickid, neid kui enam muud ei jaksa, siis seda võiks visata. Ja see vasak haak on see, mida otsib Webster kogu aeg, aga praegu ei taba ära seda momenti enam. Jälle low kick Henri Rohtla. Ehk siis sai küll lõpus ühe kerge parema nagu neelata, aga üldiselt selle raundi võiks julgelt anda Henri Rohtlale. Ja seda kohe ikka selge agressiivsusega, mis võttis Brett Websteril võhma välja. Ja kui siin päris matši alguses Brett Webster näitas väga head kätetehnikat, näete, siin oli taaskord tõestus sellest. Siis võt siit hakkas pihta see, kus Brett Webster pidi tunnistama, et väsimus hakkab kallale tulema. Ja siin oli küll üks ilus vasak haak, aga see oli puhas puude jälle lõpus. Et täiesti käega lihtsalt löödud ja seal polnud isegi mingit jõudu sees. Aga mõlemad väärivad teineteist, et praegu teie ees on väga hea matš. Ja ma arvan ka, et 1-1 raundidega, aga Henri tundus ikka selgelt värskem mees olevat siin. Et kui nüüd tal on jõudu see kolmas raund samamoodi teha nagu teine, siis me näeme midagi väga hea. Ja näeme ka, et Webster tegelikult seisis terve selle ajanurgad ühe jala peal. See esimene jalg, see vasak jalg on läbi tegelikult juba. See sai sinna neid low kick'e päris palju ja mulle tundub, et see jalg on tal päris valus. Jah, see esimene terav low kick, mis läks, see tegelikult tegi töö ära selles mõttes, et see oli sedavõrd tugev, et... Aga tegelikult on siin Henri esimese jala, vasaku jala põlv on ka ikkagi, ei näe hea välja. No jah, see on see, mida me siit näeme, jah. Aga liikumine kõik on okei, et Henril pole hullu midagi. Praegu Henri sai ilusti eest ära. Aga näed, künarnupp tuli Websteril. Hea käelöök küll kehasse, aga... Oi! See jab oli väga... Milline hea low kick Websterilt, aga hästi tuleb kätega vastu.
hästi tabab kehast nüüd Henri Rohtla põlvedega ja küünarnukk lähedalt seal, aga tuleb vastu Websterilt ka. Korralikud vahetused meeste poolt. Oi, ilus kombinatsioon Henri Rohtla. Natukene küünarnukk lühikesest lihtsalt ei ulatanud. Ai, korralik low kick sinna kuhu vaja. See jalg on läbi. Neid on veel vaja, jah. Oi, high kick, see oli napikas praegu. Käsi oli ees vähemalt Rohtlal ilusti. Front kick läks ka siin läbi tundus. No, mõlemad tahavad puhkepausi võtta, jälle väga hea low kick. Just selle õige koha peal. Seal on näha, kui see plekk Brett Websteril pool raundi veel minna. Kehasse löök. No see front kick jäi veidi pehmeks. Küll tabas. Hea low kick jällegi. Ja tegelikult Brett Webster hoiab seda jalga juba. Ja on näha, jah. Aga jah, see ei ole päris selline, et see jalg oleks nüüd alt ära. Ja see on nagu tegelikult praegu küll, et Brett Websteril ei ole enam seda võhma, et väga ilus 1-2 sealt, hüppega põlv läks mööda, aga see küünarnukk käis. Oi, kuidas see küünarnukk luges. Ja ilus kombinatsioon Websteri poolt, et kõik läks kaitsesse tundub. Oi, kui ilusti tabas see parem sirge. Ja siin juba Henri Rohtla räägib. Hea tempo on peal, isegi hoolimata sellest, et see on matši lõpp. Hea tempoga matš, väga tempo. Teeme üks erandi, anname täna ka mikrofoni võitjale mõneks hetkeks. I'm fucking back, man. Ma tahan tänada kohe alustuseks oma pere,
minu elukaaslane, mu poeg, mu tiim, Toni, Sii, Maicel, Viik, Karl, 1-2 Maksa poisid. Te olite siukseks suppordiks mulle sellel teekonnal. Mul oli vahepeal sitaks raske. Mul oli kõrvapõletik, ma võtsin antibiootse ja mul oli tunne, et ma pean ilmselt vaid ära jätma. Aga nende inimeste toel ma tegin selle asja ära. Võib-olla ei olnud 100% päris, mida ma ise oleks tahtnud. Aga siiski, aitäh kõigile, kes te siin täna kaasa elate. Inimesed, kes on mind terve aeg toetanud. Kristo, Oliver. Teid on veel, sorry, kui mul ei ole praegu meeles, aga ma tänan teid fucking kõiki südamest. Aitäh! Aitäh, Henri Rootla!